Tervist! Mul on hea siin Objektiivi stuudios hooaja lõpuks tervitada Riigikogu liiget Jaak Valget. Tere, Jaak! Tere, Markus! Mul on väga hea meel siin olla. Me mõtlesime, et teeme sellise väikese sissejuhatuse ja sissejuhatava saate rahvusluse ja konservatiivsuse teemal. Kui neid on tavaliselt peetud vähemalt siin nüüd Eesti poliitikas vaata, et peaaegu sünonüümideks, siis tegelikult, kui me hakkame mõistma ja mõtlema nende mõistete üle, siis mulle tundub, et päris sünonüümidena neid pidada ei ole mõtet. Et kuidas sina mõistad rahvuslust ja konservatiivsust? Jah, ma olen sinuga nõus, et päris sünonüümideks ei ole mõtet pidada, aga selgelt on nad omavahel seotud. Ja kõigepealt ma ütleks niimoodi siis, et võib-olla konservatiivsuse mõiste iseenesest on natukene laiali valgunud. Et kindlasti, et on need Ameerika neokonid on hoopis midagi muud kui näiteks Tucker Carlsoni konservatiivsus. Või siis kui me nüüd võtame nüüd Eesti tausta, et siis kommentaatorid nimetavad ju nii Isamaad kui ka Keskerakonda kui ka EKRE-t konservatiivselt. Eks ometi on selle rahvuse poole pealt on nendel vähemalt üsna suur vahe ju tegelikult. Ja tegelikult on selles mõttes on natukene rahvusluse ideoloogia nagu natukene alaesindatud, et näiteks ma usun, et sa oskad öelda ikkagi kümneid ja kümneid selliseid konservatiivse ideoloogia kajastavaid teoseid, eks ole, mis on siin tõlketeoseid ja mis on ka Eesti autorite tehtud, aga näiteks Eesti rahvuslikku ideoloogiat käsitlevaid raamatuid, ma ütlen nagu tervikuna ma isegi ei tea nagu viimasel 100 aastal, et 2 maailmasõja vahel siis oli. Nii, aga ma arvan jah, et jätkuvalt see rahvuskonservatiivsus, see ühendus, terminoloogia, et see vastab küll, et see on täiesti toimiv ja see on siis olemas. See on võib-olla niimoodi, mina ütleksin, et ja kohati on siis küsimus selles, et missugusi ütleme väärtusaspekte üks või teine ideoloogia rohkem toonitab. Ja osalt on ka tegemist ikkagi definitsioonide erinevusega. Mina mõistaksin seda umbes niimoodi, et rahvuslus on see, mis ei käsitle, ütleme, et ühel haldusterritooriumil elavat rahvast, mitte sellise juhusliku kogumina maksumaksjatena, vaid ikkagi sellise omaette identiteediga, mis on kujunenud siis ajaloo, kultuuri, keele ja alusel, eneseteostuse alusel ja rahvusel on ka kindlasti peaks olema siis oma tulevik, et tal ei ole ainult minevikku, vaid ka tulevik. Ja kui ma nüüd prooviks sinna nagu liidendada, siis katsuda selle rahvuskonservatiivsuse mõiste kokku saada, et siis minu arvates siis see rahvus on see, mis siis peaks ennast siis teostama ja ka ütleme sellisena maailma kultuurile osa pakkuma ja konservatiivsus on see, rahvuskonservatiivsus, eks ole, mõiste ühe elemendina, see, mis hoiab seda rahvuslust sellistes eetilistes piirides. Et see, me teame näiteks, et ütleme, et Natsi-Saksamaa, seda on nimetatud ka rahvusluseks, parema meelega seda niimoodi ei nimetaks, aga asjakohane on igatahes see, et natsionaalsotsialistid siis konservatiivsust ju lugu ei pidanud, nad olid revolutsionäärid. Ja siis selle tõttu, et kui nüüd elimineerida sellest rahvuse ideoloogia osast üheselt see konservatiivsus, et siis võib see rahvuslus kusagile üle piiride valguda või ka hoopis mingiks teiseks ideoloogiaks muutuda, millel ei olegi rahvusega mingit pistmist, sellepärast et rahvuslus peaks olema ühtemoodi austama nii siis oma enda rahvuse õigusi tulevikule ja eneseteostusele, kui ka samamoodi ka teiste rahvuste õigusi eneseteostusele ja tulevikule.
ja ütleme, et see konservatiivsus minu arusaamise järgi peaks siis olema nagu selline, et mille sideaineks on selline järjepidevusele toetumine, et eks ole, et konservatiivsus iseenesest ei tähenda mingit mineviku ihalust või iseenesest ka isegi mitte alalhoidlikkust, et konservatiivsus võib olla ka edendav, ühiskonna edendav, aga sel juhul ta tugineb eelkõige nendele institutsioonidele, mis on ennast juba minevikus õigustanud. Et konservatiivsus nagu selliseid nii-öelda sotsialistlikke või marksistlikke ühiskonna disainimist nagu siis eitab, eks ju. Et see on, selles mõttes on nad nagu mõlemad toetavad teineteist. Ütleme, praktilises ideoloogias on kohati jah, et on nad siis võib, kui väga otsida ja kui tüli kiskuda, et siis võib leida ka mingeid erinevusi või neid puutepunkte, kus siis, mille pinnalt siis võib nagu konflikti tekitada. Ütleks ma ütleks siis, et rahvusel on selline nii-öelda meie tunne on selleks sideaineks, aga konservatiivsusel on siis just nimelt nagu nendele järjepidevatele ennast varem õigustanud institutsioonidele tuginemine, see on selle konservatiivsuse sideaine minu arusaamise järgi. Aga et jälle, et nagu öeldud, et seda konservatiivsust mõistet on minu arusaamise järgi ka suhteliselt kuritarvitatud või laialt tarvitatud erinevalt rahvusluse, et ütleme, et ennast nagu rahvuslaseks ei juleta nii kergesti nimetada, et eks ole, et seda võib kergesti demoniseerida jälle nagu Saksa natsionaalsotsialistidega kokku viia kuidagi. Et selleks, et ennast rahvuslaseks nimetada, peab olema ausalt natuke julgem kui selleks, kui et ennast konservatiiviks nimetada. Kui vaadata nüüd tõesti ajalugu ja vaadata meie nagu lähinaabreid siin, siis Saksamaal tõepoolest sõja ajal ja sõja eelsel ajal tekkis rahvussotsialism, eks ju, et siis sotsialistlik idee või riigi idee transformeerus rahvus baasil olevaks riiklikuks selliseks ideeks. Ja kui vaadata ja lugeda mõningaid Dugini ideid Venemaal praegu, siis mina nimetaksin seda selliseks rahvusrevolutsionäärlikuks või rahvusnihilistlikuks lähenemiseks. Ja need on tegelikult väga huvitavad ühendjooned nii Venemaa kui ka natsionaalsotsialistliku ideoloogia baasil, sellepärast et mulle tundub, et rahvuslus võib väga kiiresti asetada ennast nii-öelda väärtushierarhia tippu ilma igasuguste muude väärtusteta, ilma igasuguste muude nii-öelda moraalsete piiranguteta. Niimoodi, et rahvus võib ütelda, et tema enda poolt välja öeldud printsiibid, eesmärgid, elutahe, passionaarsus on need, mille nimel tegelikult võidakse ka moraalsed printsiibid jalge alla tallata. Kuidas sa seda kommenteerid? Jaa, ma olen nõus sinuga, et võib küll, aga tavaliselt me sel juhul ei nimeta seda isegi enam rahvusluseks, vaid pigem nimetama siis ikkagi šovinismiks. Ja ütleme, et seal tõesti see suur eraldusjoon ongi see, et vähemalt see rahvuslus, kuidas mina seda mõistaksin, oleks siis see, et ütleme, et see šovinism tunnistab ka sinu oma ühiskonna õigusi teiste ühiskondade arvelt ja tunnistab, ütleme, et sellist võib tunnistada, eks ole, vallutusi, imperialismi võib olla siis sellega seotud suurriikide puhul. Ja ka nüüd rahvuslus sellises ehedas mõttes, et rahvuslus tunnistab ka teiste rahvuste õigust, kõiki samasuguseid õigusi ja ideaal on siis õitsvate rahvusriikide maailma, terves maailmas. Et ma usun, et see on ka
midagi väga sarnast ka konservatiivsusele. Kui vaadata nagu Eesti rahvuslikku aspekti ja seda, kuidas rahvuslust välja käiakse, siis mulle tundub tegelikult, et ma ei ole päris nõus sellega, mida sa ütlesid, et meil on nii-öelda rahvuslaseks enda nimetamine selline suurem julgustükk kui isegi konservatiiviks. Sellepärast, et kui me vaatame, kuidas ka liberaalsed erakonnad rõhuvad tegelikult ikkagi väga selgelt rahvuslikele väärtustele, kui vaja on saada toetust, siis räägime siin Reformierakonnast ja räägime siin, ma ei tea, ükskõik kellest, kes räägivad pidevalt kogu aeg julgeoleku vajadusest, 5% SKT-st, kindlasti ikkagi Eesti lipp sinna Pikka Hermanni, mitte niimoodi nagu siin mõned on väitud, et ei tea, aga räägitakse põhimõtteliselt nagu laialt niimoodi sellisest rahvuslikust printsiibist, aga kui nüüd rääkida nagu Eesti rahvusluse vundamentidest, siis me võime ju vaadata seda, et need samad erakonnad, need samad inimesed on ju tegelikult olnud need, kes seda Eesti rahvusriiki on paljuski ju hävitanud. Et kuidas rahvuslus tegelikult sellise nagu rahvusliku ühtsuse baasil seda kommenteerib või kuidas ta suudab seda niimoodi ühte patta panna, et meil on sama rahvuse esindajad, kellest A, ühed hävitavad riiki, B, teised võib-olla töötavad selle riigile rahvale vastu, aga C, inimesed, kes räägivad, et tegelikult me peaksime kõik leidma ühisosa. Kas meil on ühisosa eestlastena rahvuse pinnal? Kindlasti on, muidugi on. Ja ma võib-olla ütleme, et arutaksin sinuga siiski kaasa selle teemaga, et kas meie liberaale või nad eelistavad ennast ikkagi nimetada liberaalideks, vaevalt, et nad päris liberaalid on ja kui nad kohati tõstavad ka siis rahvuslikud väärtused au sisse, et see ka ei tähenda seda, et nad rahvuslased oleksid. Et ma arvan, et meil Eestis on ikkagi tugev meie tunne olemas, nagu ka igal pool mujal erinevate rahvuste puhul. Et see on ja võib-olla ikkagi ma siin ka arvaksin niimoodi, et Eestis ikkagi ühtegi erakonda ju ei ole, mis ennast tunnistaks, ütleme, et rahvuslikuks erakonnaks, mis olekski nagu kõige esmane siis silt. Et sellist ei ole ja kui me mõtleme näiteks ingliskeelse maailma peale, et siis seal oleks ikkagi, kui kellegagi kommunikeerida välismaalt ja öelda, et sa oled natsionalist, eks ole, et siis see võib-olla hästi ei mõju. Aga samal ajal on näiteks erinevaid uuringuid on küll vähe ja need on kaudsed, aga tõepoolest, et võib nagu öelda, et kusagil 30% eestlastest tunneb ennast jõuliselt rahvuslastena. See ei tähenda, et teised ei tunneks, aga 30% tunnevad siis jõulistena. Nii et siin on nagu käärid täiesti olemas, et 30%, aga tegelikult nagu ühtegi nagu esindust ei ole, mis oleks puhas rahvuslik erakond. Jälle, et suuresti kompenseerib see siis selle ju ikkagi see rahvuskonservatiivsus, see ideoloogia, mis on koos konservatiivsusega, see ongi orgaaniline liit, et selles ei ole midagi erilist. Ja ma ei tea, et kui ma mõtlen nüüd praegustele sellistele arengutele, siis ütleme, et tulles nagu näiteks Ukraina sõja juurde, et siis et võib-olla, et rahvuslus, Eesti rahvuslus näeb siis tõesti Venemaad nagu eksistentsiaalse ohuna. Ma ühe sõbraga just arutasin seda ja tema ütles kuidagi niimoodi, et meil et võib-olla, et selle russofoobia ei ole meil nagu hea asi, mis meil on. Mina julgesin siis vastu öelda, et umbes niimoodi, et ega see tuhandete aastate kogemus siin Venemaa kõrval ja selle kogemusest võetud järeldused, et see ei pruugi tähendada siis russofoobiat. Et see ikkagi on, et on täiesti olemas
ja ütleme, et rahvuslus käsitleb selgelt siis Venemaad imperialistlikuna oma naabrite suhtes, kas see on siis Ukraina või keegi teine ja kindlasti ka peab loomulikuks siis Ukraina toetamist. Iseasi, et kui palju siis iseenda arvel ja et see Ukraina toetamine ei tohi siis meie enda kaitsevõimet kuidagi nõrgestada ja ka meid rohkem ohtu seada, kui me iseenesest nagunii juba ohus oleme. Et võib-olla see konservatiivsus, millel siis võib-olla sellist jõulist ohutunnet nagu Venemaa suhtes ei ole, et konservatiivsus on, mina saan aru, võib-olla Ukraina toetamise osas nagu mõõdukam, ehkki konservatiivid ju, ma ei usu, et keegi vähemalt avalikult paneks kahtluse alla selle asjaolu, et Venemaa on praegu selle agressor. Et vaevalt küll, aga et võib-olla konservatiivid näevad seda ühisosa ka, ütleme, et Venemaa nendes religioossetes institutsioonides, ka meie siis nende religioossete institutsioonidega ja siis võib-olla sedavõrd siis võib-olla see Venemaa agressiivsus on natukene nagu varjutatud sellest tundest. Ehkki jälle, et ütleme, et rahvuslus ei tähenda ka kuidagi seda, et me siis asja eest teist taga peaksime usuvabadust Eestis siis kuidagi kitsendama. Jah, kui ma omalt poolt nagu väga lühidalt üritaksin tuua konservatiivsuse definitsiooni, siis konservatiivsus vähemalt, mille eest mina olen seisnud objektiivis ja nende aastate jooksul siin, on selline ideoloogia või süsteem, mis väärtustab ja asetab kõige kõrgemale nii-öelda väärtushierarhia tasandile eelkõige loomuseaduslikud väärtused ja tõe. Kes me inimestena oleme, kes me oleme olenditena, loodud olenditena. Ja siin tuleb muidugi mängu teatav nagu kristlik aspekt, eks ju, et minu jaoks kristlik konservatiivsus on vägagi selgelt ühendatud. Kristlus autentses vormis ei saa olla mitte midagi muud kui konservatiivne, selle võib-olla veelgi jõulisemas tähenduses, ehk siis traditsionaalne, traditsio tähendab tegelikult samamoodi siis üleandmist, eks ju. Kogu kristliku kiriku struktuur on selline, et see baseerub nii-öelda pärimusele, üleandmisele, 2000 aastasele pärimusele. Ja sestap ka need ühiskondlikud mõõtmed, mis sellel on sellised, mis justkui peaksid jõudma välja ka meie ajani nii-öelda juba puhastatud, miks mitte ka muudetud kujul, aga siiski sellisena, mis on selgelt juurdunud loomuseaduslikus ehk siis loodud korras. Ja see on nagu see aspekt, mida ma välja tooksin, et ma ei tea, kuidas sa seda kommenteerid? Ma arvan, et kommenteerin positiivselt. Et väga raske oleks sellele vastu vaielda, et see jälle, et viib lihtsalt rahvusluse ja konservatiivsuse väga kenasti kokku. Minu jaoks on konservatiivsuse ja rahvusluse vaheline pinge seisneb selles, et kui konservatiiv ja traditsionalist asetab väärtused esimesele kohale, siis minule tundub, et rahvuslus teatavas mõttes teeb seda sama rahva ja rahva eesmärkidega. Ja siin võib tekkida nagu mingisuguseid probleeme. Siin võib võib-olla teise mõiste tuua mängu, mis konservatiivi jaoks on ilmselt oluline ja see on nagu patriotism. Mulle tundub, et see on natukene muundatud ja natukene laiem kontseptsioon kui rahvuslus. Ma olen nõus, jah. Jälle, et asetab, ütleme, et rahvuse huvid, rahvuslus asetab rahvuse huvid kõrgele positsioonile, aga autentse rahvusluse puhul erinevalt võib-olla patriotismist, et siis ta ei tee seda teiste rahvuste arvel. Et ehkki jälle
tunnistades seda või olles ja kinnitades seda, et igal rahvusel on õigus oma kodus olla peremees ja toimetada siis kõikide nende peremeheks oleku reeglite järgi, ei tohi ta siis eirata ka teiste rahvuste õigust oma riigis olla siis peremees ja toimetada oma õiguste järgi. Et võib-olla see patriotism, jah, kui ta paisub nagu väga, kui need tunded lähevad väga suureks ja kõrgele, et siis ta võib-olla on tema üleminek šovinismiks, võib-olla on lihtsam kui rahvusluse üleminek šovinismiks, jah. Aga jälle, et ma arvan seda, et kui me tõesti käsitleme seda, et niimoodi, et konservatiivsus pakub need eetilised raamid, mis rahvusluse eneseteostusele, et siis on see sümbioos on ju ideaalne. Ja, ma arvan ka, et tegelikult konservatiivsus ja rahvuslus selles mõttes lähevad väga ilusti kokku, et just nimelt sellises struktuuris nagu konservatiivsus seda loob, näen ma, et rahvus saaks tõeliselt areneda, kasvada ja toituda. Et teatas mõttes on ju nii, et iga rahvas, kes seondub sellise nii-öelda algallikaga või väärtusruumiga, igavikulise väärtusruumiga, kehastab seda kuidagi teistmoodi ja teistest erinevat. See ongi rahvuse sünni üheks nagu peamiseks selliseks tõukejõuks. Ja kui tehes seda nagu oma enda harismast või karismast lähtudes, et igal rahvusel on mingid omad enda nii-öelda inklinatsioonid või kalduvused kuhugi poole ja ka voorustes arenemine on teatavas mõttes nagu erinev teistest rahvustest, et see on see ühisosa, see teebki asja niivõrd huvitavaks, aga sinna ma ütleks, et rahvuse vundamendiks peaks olema nii-öelda igavikuline väärtusruum, millest see rahvus toitub iseenesest ja mis on ühine kõikidele rahvastele või kuidas sa arvad? No ja, et eks see rahvus on ise ju ka igavikuline, et meil ju vasakpoolsed kipuvad meile ütlema, et Eesti rahvus tekkis seal 19. sajandi keskpaigas või teisel poolel. Aga et kui me ikkagi ajalugu vaatame tagantjärgi, et ilmselgelt see ühistunne oli ikkagi hoopis varem olemas, hoopis varem. Et kas või Madisepäeva lahingus, et siis sisuliselt üle-eestiline, eks ole, selline sõjavägi pandi siis kokku. Ja et seda kindlasti mitte mingisuguse, ma ei tea, röövimise või lihtsalt ainult oma maakonna kaitsmise nimel, vaid ikkagi tähendas see siis seda, et selle oma rahvuse väärtusruumi kaitsmise nimel, eks. Et see on, rahvus on ka sama ütleme nii, et eks ta on siis koos konservatiivsusega nagu arenenud, eks ju. Kristlus on kindlasti üks Eesti rahvusluse osa, et see on mis siis, et missugusel kujul ta meile tulnud on, et sellel väga vahet ei ole. Et eks see keskaeg oligi vägivaldne lihtsalt. Ja võib-olla on siis, võib-olla maausk on ka Eesti rahvusluse osa. Küll aga jah, et eks siis rahvuslus kindlasti peaks ka religiooni hindama, isegi juhul, kui ütleme, et konkreetsed rahvuslased ei ole religioossed inimesed, et et me ju kõik saame aru aga ajaloost teame, et need religioossed või kindla religiooniga ühiskonnad lihtsalt on olnud alati edukamad, väga lihtne. Ja et kusagil ajaloos ütleme, et ühte seda ühiskonda koos hoida ilma sellist moraali ja eetika normideta, et oligi võimatu, et seda politseid nagu üleriiklikku politseid ei saanud olla, et need pidid olema need normid, mida inimesed ise täitsid. Et kõik need asjad on kenasti ühised. Võib-olla, et kui ma nüüd otsin jälle võib-olla mingeid erinevusi, et siis võib-olla on, ütleme, et võib-olla mingi mastaabi erinevus, ma võiks öelda, et võib-olla on siis suhtumine nagu immigrantrahvastikusse, et siis
siis, et rahvuslus siis ilmselgelt näeb, ütleme, massiimmigratsioonis nagu suuremat ohtu, kui võib-olla konservatiivsus näeb, et näiteks, ma ei tea, kuidas sina näiteks suhtud sellesse, et ütleme, et Ukraina immigrandid, et nende religioossus on ilmselt protsentuaalselt on kõrgem kui eestlastel keskmiselt, et kas see oleks siis sel juhul nagu Eesti ühiskonnale positiivne või mitte. Et mina vastaksin, et ei ole positiivne, sellest hoolimata, et ikkagi et massiimmigratsioon kõikidel juhtudel siis on ohuks siis rahvusühiskonnale, et rahvusühiskond lihtsalt ei saa oma neid, kui on liiga palju sellist rahvast, kelle, kuidas öelda, kultuur, ajalugu, identiteet laiemas mõttes on teistsugune, et siis rahvusühiskond lihtsalt ei saa ennast teostada, ta ei saa ennast seda teha, milleks ta tegelikult kutsutud ja seatud on, et seda rahvuskultuuri luua. Et see ütleme, et eks see maailmakultuur tuleb ju kokku erinevatest rahvuskultuuridest ja kui me võtame omaks nagu selle globaalkultuuri, ma olen jälle enam-vähem veendunud, et sa oled sellega nõus, et kui globaalkultuuri omaksvõtt või massikultuuri omaksvõtt, et siis meil nagu justkui nagu rahvusena kaob nagu meie olulisus ära üleüldse maailma jaoks, eks ole? Ja ma arvan, et esimene oht rahvuslusele, olles küll mitte, ei defineerides ennast küll mitte rahvuslusena üldse, muuseas esmajärguliselt. Arvan, et esimene oht rahvuslusele ongi just nimelt selline globaalne massikultuur, et ja mitte tingimata üldse teine rahvus. Ja kuigi ma pean seda probleemiks loomulikult, kui siia tulevad teise rahvuse esindajad sisse ja võtavad siin üle mingisuguseid alasid ja loovad siia omad enklaavid, loomulikult on see probleem ja ma pean suveränistina seda täiesti selgelt välja ütlema, et see on eelkõige selle maa ja rahva peremeeste asi, et keda nad siia võtavad, keda nad siia lubavad ja ukrainlased ei ole siin ainukene küsimus, et kui siin selle maa ja rahva peremehed ütlevad, et nad ei taha siia näiteks ka mingeid teatavaid religioone ja nende religioonide, ma ei tea, kaasa toodud problemaatikat, nagu näiteks, ma ei tea, siin islamit aga miks mitte ka näiteks selliste judaismi. Et kui tekib selline olukord, kus meil on judaistide kogukond islamiga koos siin, et selle rahva peremehed võivad täitsa vabalt ütelda seda. Et me ei soovi, suveränistina ütlen, et me ei soovi selliseid probleeme siia tuua ja neid religioone ei pea siin üldse meil olema. Ja mul jälle ei jää muud üle, kui sinuga kaasa plaksutada, et me teeme väga igavat saadet, ma saan aru. Et kuidagi ei lähe see konflikt nagu ei lähe konflikt käima, küll ma arvan küll, et meil põhimõtteliselt ikkagi siin on erinevus, et ma tegelikult mõtlesin, et ma teen alguses sinuga üldse sellise nagu pigem intervjuu saate, aga ei saanud vastu panna kiusatusele ka ise midagi sekka öelda, aga ma hea meelega nüüd kuulaksin ja ilmselt meie vaatajad, kuulajad samamoodi kuulaksid hea meelega sind rohkem. Et ühe kommentaari ütlen, et ma ei pea rahvust igavikuliseks, et rahvus on selgelt ajaline nagu aspekt, et rahvusel on algus, rahvusel on ka lõpp paraku võib olla, et midagi pole teha, et siin on olnud rahvuseid, kes on välja surnud, meie lähedal olevad liivlased ja nii edasi, et see võib olla meie oht samamoodi, et sellele, millel on lõpp, see ei ole igavene kunagi juba puhtalt filosoofiliselt vaadates. Ütleme, et konkreetne rahvus ei pruugi olla igavene, aga rahvuslus küll. Vähemalt minu vaates, et eks nad küll aeglaselt, aga võivad tõesti osad rahvused välja surra ja osad rahvused võivad ju tekkida ka ju. Et seda me tõesti ju näeme, et kuidas, ütleme, et jälle, et kuidas meile globalistid on kõik kuulutanud nagu rahvusluse hukku, aga ometi näeme seda maailmas, et kuidas riike tekib üha rohkem.
et inimesed tahavad ennast identifitseerida oma kogukonnana, oma rahvusena, oma riigis. Ja kusagil ei ole kadunud ka nende, ütleme kas või Euroopa väiksemate rahvaste tung siis oma riigile, nagu baskid ja šotlased ja nii edasi. Et jah, et nii-öelda vastus sinu provokatsioonile on siis see, et rahvused võivad ka kaduda ja tekkida, aga rahvuslus mitte. Aga jah, et nüüd ma võtaksin siis omalt poolt, ma küsiksin ühe vaheküsimuse. Sa mainisid siin sellist huvitavat asja, et põhimõtteliselt 30% Eesti ühiskonnast on selgelt rahvuslikult meelestatud kõikide sinu kriteeriumite järgi, aga puudub vastav erakond, mis nagu esindaks sellist puhtalt rahvuslikku aadet. Kui ma nüüd paneksin nagu selle olukorra Eesti poliitilisele väljale ja küsiksin, et aga mõtleme sinna juurde nüüd nii-öelda 30% Eesti inimeste poolt esindatud rahvusliku erakonna. Mida see erakond teeks teisiti, kui praegused erakonnad valitsuses või miks mitte ka opositsioonis? Kõigepealt see 30% on võetud integratsiooni monitooringust ja võib-olla see ei ole nagu, kuidas öelda, rahvuslusele kõige sõbralikum uuring, eks ju. Aga et ma usun, et tegelikult neid puhtalt rahvuslikult meelestatud inimesi ja osalt ka protesti meelestatud inimesi võib olla rohkem kui 30%. Ütleme, et esimene asi, et kui selline erakond tekiks, julgeks olla puhtalt rahvuslikul pinnal, et siis tal oleks senistest ennast konservatiivseteks nimetatavatest erakondadest oleks märksa suurem toetus. Ta saaks märksa rohkem asju ära teha. Ta kindlasti siis ikkagi see sama immigratsiooni peatamine, massiimmigratsiooni peatamine eelkõige, siis tõesti pere- ja sünnitoetuste tagamine ja teiseks ka võib-olla, nüüd proovin jälle provotseerida, et võib-olla tõesti siis enda kui Eesti rahvuse jõulisem kehtestamine Eestis. See tähendab nii keele kui kultuuri kui ka kultuurilise mälu osas, ajaloo mälu osas. Et minule tõesti on nagu suhteliselt ebameeldiv on esiteks kollaborandi bareljeef siin meie kesklinnas ja teiseks on minu jaoks on ikkagi ebameeldiv ka meie kaitseväe kalmistul, mis võiks olla ju meie riigi nagu esinduskalmistu, et sellel kaitseväe kalmistul olev siis pronkssõduri monument, mis on ju tegelikult võõra riigi okupatsiooni sümbol. Ja millel ei ole, et ütleme, et rahvusluse ei peaks olema kuidagi langenute mälestamise vastu. Küll aga me oma kodumaal minu arvates ei ole loogiline, ei ole normaalne see, et kui me lubame siis oma riiki okupeerinud võimu austada nagu selle sümbolite kaudu. Et mulle kui rahvuslasele on see väga vastumeelne. Et muidugi, et võib-olla tõesti, et esimene asi tuleks oma kollaborantidega hakkama saada, nii nagu omal ajal metsavennad ka, et kui ei olnud jõudu nagu võidelda siis Punaarmeega või Nõukogude armeega, et siis vähemalt hoiti oma kollaborante rohkem vaos, et nad ei teeks oma rahvale kahju. Ja minu arust nagu see Smuuli mälestusmärk ja tegelikult ka pronkssõdur, et ma leian, et ta ei peaks olema seal kohal, et kus on meie vabadussõjas langenute hauad, ja seal on siis selline okupeerimist glorifitseeriv mälestusmärk, mis on ka osalt ju ärme tee endale illusioone, mis ju tegelikult on ka Venemaa imperialismi sümbol ja teda ka austatakse kui Venemaa imperialismi sümbolit. Kui ma asetaksin sellisele hierarhia trepile kaks erinevat asja, A, Reformierakonna kaotus järgmistel valimistel, B, Aljoša eemaldamine kaitseväe kalmistult, siis mis sinu jaoks oleks olulisem? Mõlemad on olulised, nii Reformierakonna kaotus kui nüüd Aleksei eemaldamine
tähendaks ka meie sellist rahvusluse tõusu ja selle tagajärjel ütleme uute raamide tekkimist. Aga Reformierakonna valitsusse jõudmist? Sel juhul ütleme, et siis juhul, kui see Reformierakond ka mingisuguse ajutise reitingu tõusu nagu sellega saaks, et siis see ei saaks olla juhul, kui see rahvusluse tõus sellega kaasneks, see ei saaks olla üldse pikk. Et Reformierakond on, ütleme, et jälle, ma usun, et nii sinu kui minu vaates on, ütleme, mingisugune väga ajutine nähtus, mingisugune täpikene meie siis sellises pikas ajaloos ja pikas tulevikus. Ma loodan, et see nii on ja üha ajutisemaks ja väiksemaks täpikeseks see täpikene läheks. Aga ühe provotseeriva küsimuse küsin veel, et kuidas selline rahvuslik partei suhtuks sellisesse asja nagu abielu institutsiooni taastamine? Suhtuks positiivselt, kindlasti. Kas sa võtaks selle ise ette? Olukorras, kus meil on inimesi kaasa arvatud ka rahvuslaste seas, kes ütlevad, et aga see oleks ju rahvusliku ühtsuse lõhkumine. Mina arvan, et ma ei ole kindel, et mina selle rahvusliku erakonna ideoloogiat nagu teeksin, aga kui oleks minu teha, siis ma võtaks ette küll. Ja ütleme, et mitte ainult siis ütleme võib-olla religioossetest kaalutlustest või konservatiivsetest, vaid puht pragmaatilist, praktilistest kaalutlustest. On ju selge, et abielu institutsiooni nagu lahustamine on negatiivne, selle tõttu, et sellises loomulikus abielus sünnib ju kõige rohkem lapsi ja sünnivad ka vaimselt tervemad lapsed ja et meil ja igasugune selle siis marginaliseerimine on rahvuslusele kahjulik. Küll aga võib-olla ma kusagil jääksin nagu varem pidama ka nii-öelda tähestiku rahva osas, kui võib-olla päris konservatiivid. Et vaata, ma ei ole kindel, ma arvan, et võib-olla kui nüüd ütleme, et see tähestiku rahva ambitsioon saaks piirduda ainult sellise kooselu registreerimise võimalusega, siis ma usun, et ma võib-olla ei oleks praeguses seisus selle vastu. Kas Eesti tulevik on seotud sellega, et meil hakkavad selgemini eralduma teineteisest just nimelt puhtalt rahvuslikud erakonnad või rahvuslik liikumine ja puhtalt konservatiivne või siis isegi, ma ütleksin, kristlik konservatiivne liikumine. Kas see teatav ideoloogiline erisus, mis meil praegu selle liikumise sees on, formuleerub tulevikus mingisuguseks erinevaks nii-öelda poliitiliseks väljundiks? Väga raske ju prognoosida seda, et see on ju, Eesti poliitika on ju suhteliselt väheste inimestega ja see on ka paljuski ju inimestest ja juhustest ju tohutult kinni. Ja mina jälle, et kui oleks nüüd minu defineerida, et siis ma ikkagi näeksin kõige parema meelega nagu sellist liitu rahvuskonservatiivide vahel ja või seda sümbioosi, et see võib-olla töötaks nagu kõige paremini. Korraks veel pöördun nagu tagasi selle nii-öelda tähestiku rahva küsimuse juurde. Et küllap on siin ka et ütleme, et praegu meie ühiskond on sellises seisus, et selliseid seksuaalset mitmekesisust hinnatakse väga kõrgelt, läbi ajaloo ilmselt kõige kõrgemalt, võib-olla siis muinasajal veel kuidagi, seda me ei tea täpselt. Aga et jälle, et see kõik ei ole ju konstant, see ei ole nagu selline, mis progressivistide arvates, et areneb kuidagi edasi, vaid väga tihti on ju ühiskonnad on ka sellelt samalt seksuaalselt mitmekesisuselt pöördunud tagasi, eks ole, me ju ja ütleme näiteks antiik-Kreeka või see hellenistlik, eks ole, seksuaalsuhe on nagu, mis oli toona täiesti norm, on meil ju täiesti keelatud või siis ka 60-ndatel, 70-ndatel aastatel eelmisel sajandil ju ka vasakpoolsed poliitikud tegelikult ju rääkisid palju nagu pedofiilia legaliseerimisest, aga nüüd praegu on ta siis täiesti demoniseeritud,
eks ju. Et sellised väärtused, nad ei ole jäävad. Et kui meil õnnestub abielu institutsioon uuesti seada siis mingil kujul uuesti nii-öelda väärtuslikuks, et siis on ühiskond on muutumas, on võimeline muutuma. Ja, kuidas ikkagi rahvuslane peaks suhtuma nii-öelda oma enda rahvuskaaslastesse, kes oma enda rahvust hävitavad? Sa mainisid siin metsavendi, aga milline peaks olema tänapäevase modernse rahvusluse suhe nendesse inimestesse? Kas kaalub üles rahvuslik ühtsuse argument või kaalub üles rahva püsimise ja riigi püsimise argument? Ikkagi, et juhul, kui tänapäeval mingid poliitikud või mõjuisikud tegelevad siis oma rahvuse hävitamisega, oma rahvusele negatiivsete suundumiste elluviimisega, et siis on nad sisuliselt kollaborandid, et sisuliselt ei ole nendega mingit rahvusühtsust paraku. Ei ole. Et ega siis alati kõikidel perioodidel on olnud ju renegaat ka oma sama rahvuse inimeste hulgast, ei ole see praegune olukord ka kuidagi teistmoodi. Ja et võib-olla siis selline globalism ja massikultuur on seda siis pigem nagu soodustanud, et see mingisugune see arvamus, et kuidagi, et nagu seda solidaarsustunnet ja oma rahvuse peretunnet võib-olla ei olegi vaja, et see võib-olla seda soodustanud, aga et kui inimesed ikkagi tegelevad kahjurlusega, et siis mitte mingi solidaarsus nendele ei kehti. Küll aga võiks öelda nagu niimoodi, nagu omal ajal Artur Sirk ütles noorsotsialistide kohta, et eks nemadki ole eestlased, eks me katsume nad ikkagi ümber veenda. Et see, ja kohati, et kui kohati, et meil ei ole õnnestunud ka suurt osa rahvast siis rahvuslasteks või konservatiivideks teha, et küllap see on osalt ka meie enda nõrkuse asi. Jaak Valge, ma tänan siin siia stuudiosse tulemast ja ma loodan, et see on tegelikult alles selline esimene pääsukene rahvusluse ja konservatiivsuse erinevuste ja miks mitte ka samasuste ja ühisosa leidmise diskussioonis ning hea meelega tegelikult peaks nii sinu kui ka teiste inimestega seda diskussiooni edasi siin Objektiivi stuudios samuti. Aitäh sulle siia tulemast! Aitäh kutsumast! Thank you.